Et taliraps saaks sügisel hea kasvu sisse, et on oluline, et külvipind oleks hästi ettevalmistatud, et mullapind oleks ühtlane ja võimalikult, et seal oleks võimalikult vähe põhku. Ja see on oluline, et see peenrapsi seeme saaks kiirelt idaneda. Ühtlane mullapind ja vähene põhu hulk on eelduseks mullatoimeliste herbitsiidide efektiivsemaks toimeks. Ja mullaherbitsiide soovitame me kasutada eelkõige sellepärast, et taliraps saaks konkurentsivabalt sügisel areneda, et oleks piisavalt mullaniiskust ja valgust. Ja mullaherbitsiide soovitame pritsida kohe külvijärgselt, et kasutada maksimaalselt ära mullaniiskust. Mullaherbitsiide võib kasutada ka tärkamisjärgselt, aga sellisel juhul kõige hiljem idulehtede faasis, kuna pärislehe faasis herbitsiidide toime ei ole enam kõige efektiivsem. Baltic Agro valikus on sellel sügisel mullapreparaatidest Putisonavant, mida võiks kasutada kulunormiga 2–2,5 liitrit hektarile. Ja talirüpsile on sellest aastast registris Putison Star kulunormiga 2–2,5 liitrit hektarile. Koos tärkamiseelse rapsi umbrohu tõrjega soovitame paagisegusse lisada sellist kombinatsiooni vedelväetisi nagu Ruuter AA 2 liitrit hektarile. See on siis vedelväetis mikroelementide NPK ja aminohapetega ja 2 liitrit hektarile Humistaari, humiinhapete preparaati ja 1 liiter hektarile siis kaaliumvedelväetist Final K. Et see aitab kaasa siis rapsi paremale, kiiremale tärkamisele, ühtlasemale tärkamisele, aminohapped ja humiinhapped aitavad kaasa siis paremale toitainete omastamisele, eelkõige fosfor, mis on muidu mullast raskesti kättesaadav, siis aminohapped ja Humistaar ka soodustavad juurestiku arengut, et taimel on võimalikult palju narmasjuuri ja taim saab toitaineid hästi kätte. Ja kaalium on vee majanduse reguleerija taimes, et kui juhtub olema kuivem külvijärgselt, siis tärkav taim ei kannata veepuuduse käes.